Aging works on 3 items in your face. It works on skin, it will shine less, and it will lose, it will start to wrinkle. When you age, you will lose volume because certain areas of bone and certain fat areas in the face will start to deflate, and gravity will take over. So certain areas of your face will start to hang. So in your face you will see more and more certain areas of shading, and all this together will be seen on the outside as an aging process. Vananemine näos on jah selline protsess, mis on tegelikult loomulik ja tal on mitu aspekti, et nii nahk ja nahaaluskude muutub, rasva sisaldus tegelikult näos muutub ja ka luuline skelett muutub osaliselt. Et see on mitmefaktoriline protsess, mille kogu nagu selliseks kokkuvõtteks on see, et inimene näeb väsinum välja, vanem välja. Ja tavaliselt hakkab see protsess hoogustuma pärast 40 eluaastat. Ja rohkem on sellest haaratud naissugu. You can treat the skin by using a regulated good skin program, and not a program where you just moisturize the skin, but a program which contains ointments with agents that actually try to regenerate or maintain elastin and collagen in your face. So you have to hurt the skin, and therefore also you should be accompanied by a physician to help you use these products. Naha üldine ravimine on tegelikult selline toetav, toitev, kaitsev, mida hästi kogenud dermatoloogiline teenus sisaldab. Ja mõte on selles, et naha üldine tervis läheks paremaks ja selleks on väga palju erinevaid võimalusi ja väga palju erinevaid tooteid. Tuleb korralikult konsulteerida õige inimesega ja väga paljud inimesed saavad abi ja nende naha tervis muutub paremaks. You can adjust volume in 2 ways. Either you add volume, for example by fillers or by transplanting fat after liposuction, or you recreate the volume by adjusting the gravity process in your face. So the soft tissues under your skin can be repositioned to mimic, for example, cheekbones, or to mimic certain areas which were hollowed by creating more volume and therefore more light in that areas. Näo nahaaluskoe mahu suurendamiseks või taastamiseks on 2 võimalust. Üks on siis nagu süsteravi, kas siis täitematerjalidega, mis on sünteetilised või ka looduslikud vahendid, mis on tegelikult siis tööstuslikult müügil, või siis inimese enda rasvaimu käigus eraldatud rasvarakkude tagasi süstimine näopiirkonda. Ja teine võimalus on päris juba kirurgiline ravi, kus siis tegelikult nahaaluskoes tehakse rasva ümbermoduleerimist ja ümberpaigutamist. See on juba üldnarkoosis protseduurid ja vajavad kirurgilist ekspertiisi. Eyelid surgery will rejuvenate your eyebrow complex. So what you can do is you can lift the brow in a new position, which will give you a less tired look. You can remove excessive skin and therefore create a new eyelid fold. Or you can redrape fat, for example, in your lower eyelid, and therefore get rid of shading, which look like aging. Silmalaugude või üleüldse silmaümbruse kirurgia on sellisel eesmärgil
et muuta silmade välimust nooremaks, eemaldada üleliigne lõtv nahk või ka teatud puhkudel silma ümber olevat silma ringlihast osaliselt või siis ka teha rasva ümber paigutamist silmalaudes. Ja lisaks kuulub silmaümbuse kirurgia alla ka veel tegelikult kulmu tõstmise metoodika, mis samamoodi parandab silmaümbruse piirkonna välimust ja siis muudab inimese nooremaks, võtab ära väsinud ilme. During the consultation, we take a lot of time to discuss problems with you. For example, what would you like to change? Would you like to change the appearance of an organ like the nose or the position of your ears? Or would you like to rejuvenate? Would you like to rejuvenate with surgery? Or would you like to improve small things? For example, the glow of your skin, or maybe some volume problems. It depends on what your wishes are. Ükski konsultatsioon ei sarnane teisega, sest et kõik inimesed on ju erinevad, igaühel on oma sisemine mina ja soovid on samamoodi erinevad. Seega me läheneme igale patsiendile väga individuaalselt ja selge on see, et konsultatsiooniks tuleb varuda pikka aega, tuleb valida välja õige kirurg, keda inimene usaldab ja siis tuleb sellest konsultatsioonist tõenäoliselt ka välja õige otsus koos õige raviga. Konsultatsioon tõesti on siis pool tundi, võib-olla isegi tund, tehakse fotod, arutatakse, mis on õige ravimetoodika, kas teha kirurgilist ravi või teha mingit muud nahaprogrammi kasutada näiteks või süsteravi või üldse mitte midagi teha, võib-olla tuleb hoopiski toitumis muuta, loobuda suitsetamisest, sellised asjad. Üldist tervist ka arvesse võttes olulised teemad tulevad käsitlusele. Kutsun kõiki konsultatsioonile.